aga ka hüpnoos on üks tööriistadest. Ja mina väga hea, et sa just niimoodi seda ütlesid, minu jaoks ongi hüpnoos on üks tööriistadest. Et mis hüpnoosi point üldse on see mõttes, et kas hüpnoosi vaadatakse või vaadeldakse kui manipulatsiooni tööriista, et panna inimest tegema midagi, mida ta muidu teha ei suudaks või ei tahaks, või kuidas sina hüpnoosi nagu näed? Ja ma ei mõtle, et nüüd panna ta koerana käituma, ma seda ei mõtle, vaid viia ta nagu kunstlikult, sunniviisiliselt üle mingist asjast, mida ta teeb, muidu teha ei suudaks. Vaat siin on nüüd mõnes mõttes ma ütleksin, et kõik see, mida sa ütled, kui nendel sõnadel enamustel ei oleks negatiivset konnotatsiooni nii-öelda üldiselt, siis tegelikult su sõnade valik on korrektne, aga kuna meil konnotatsioon on nendele sunniviisiliselt ja sellistele asjadele negatiivne, siis ma ütlen, et ei. Hüpnoosiga ei saa panna inimest tegema mitte midagi, mida ta ei taha. Hüpnoos on kus seda siis nüüd kõige lihtsamalt öelda, ta on tööriist, millega me saame panna mõistuse korraks kõrvale ja tegeleda sügavate teemadega alateadvuse kaudu otse. Seal on su uskumused, seal on su mingisugused enesehinnangud, näiteks minu lemmikteemad hüpnoosis, millega ma coachingu kliente soovi korral saan aidata, ongi see, et kui on mingisugused enesehinnanguga seotud probleemid kuskil, reeglina tulevad kuskilt lapsepõlvest, mina sinna teraapia läheb lapsepõlve sonkima, hüpnoosiga ma ei lähe lapsepõlve sonkima, et ma lihtsalt võtan selle, me võtame koos selle uskumuse ja nii-öelda alateadvuses on võimalik see ümber kirjutada. Üks levinumaid selliseid nii-öelda väärarvamusi alateadvuse kohta on see, et alateadvus on nagu tõik, et alateadvus on nagu film, et kus kõik ongi täpselt nii, nagu oli. Meie meenutused, meie minevik, alateadvus tegelikult kogu aeg interpreteerib ümber kõike seda, mis meiega on toimunud. Et seetõttu me ei pea minema üldse mingisugustesse erilistesse nagu lapsepõlves aset leidnud sündmustesse ja hakkame neid seal kuskil surkima. Me võtame lihtsalt selle uskumuse, mis on tänaseks siis kujundatud ja kirjutame selle ümber. Ja alateadvuses, kus sa seda tahad nagu nimetada manipulatsiooniks, siis jah, see on nii-öelda alateadvusega manipuleerimine, aga manipuleerimine selles lauses on neutraalne. Ta ei ole negatiivse konnotatsiooniga sõna. Manipuleerimine on lihtsalt nügimine. Kallutamine. Kallutamine, muutmine ja interference, sekkumine just. Need on ühiskondlikud kokku lepitud sõnad, et see on negatiivse maiguga. Minu jaoks ei ole ka manipulatsioon mitte kuidagi negatiivne. Sõna on sõna. Jah, et see ei ole nüüd see, et on manipuleeriv inimene. Et hüpnotisöör ei ole manipuleeriv inimene. Hüpnotisöör on lihtsalt inimene, kes aitab siis teisel inimesel minna meil sellest teadlikust beta tasandist, kus me oma igapäevaseid toimetamisi teeme, siis meditatiivsesse, hüpnootilisse, kas siis alfa või teeta tasandisse oleneb, kui kaugele, kuhu inimene nagu selle hüpnoosi viimisega, kui madalale või kui alla ta läheb. Ja sinna viimine on vajalik selleks, et inimest lihtsalt kergemini viia muutusesse. Jah, just. Aga okei. Hüpnoosist räägitakse palju ja ma ise olen ka saanud hüpnoosi kogeda mõnel korral. Ühe korra läbi hüpnoterapeudi, kes on ka hüpnoosiga tegelev inimene ja siis eraldi nagu tegelikult ka teisel korral oli ka hüpnoterapeut, kes kasutas hüpnoosivõtteid. Ma ei mäleta, ma oleks ka seal, ma ei tea, mida teinud või allunud mingisugusele, ma ei tea, mis iganes. Läinud pea peal seisma ja hakanud aukuma ja paluma. Et ma ei teinud seda, et see ma tegelikult pikutasin ja lihtsalt oli mingi protsess. Ma ei tea, kas see midagi muutis või mitte, mul ei mäleta, see oli nii ammu. Et kui inimene meid kuulab praegu, siis mulle tundub, et sellest hüpnoosist nagu ei räägita eriti.
ja inimesed ikkagi suvivad, et aga mis muga toimub siis, kui hüpnoosis olen ja kuidas sa mind sinna hüpnoosi ikkagi viid ja kas ma olen teadvel või ma olen nagu kuskil, ma ei tea, vahepealsuses in the limbo, mis see nagu toimub? Ja tegelikult toimub väga lihtne asi. Tegelikult me oleme vähemalt 2 korda päevas kogu aeg loomulikus hüpnoosi olekus. Nii, millal? Ütle välja. Vahetult enne magama jäämist ja vahetult peale ärkamist. Aga me ei saa aru nendest hetkest? Ei jaga ära, sellepärast, et see on mingisugune jube lühikene aeg. Aga need on need kohad, või need hetked, kus me oleme loomulikus hüpnoosi seisundis ja kus meil on kergem, näiteks afirmatsioonid on väga populaarsed, eks on ju. Eriti peegli ees. Eriti peegli ees, jaa. Jube ebameeldiv. Mina armastan. Mulle üldse väga ei meeldi. Et vähemalt minu peale, meeldib ei meeldi lihtsalt, okei. Siis afirmatsioone on näiteks alateadvus võtab selles hüpnoosi seisundis palju lihtsamalt vastu, jah. Ta ei lase seda mõistuse filtrit sinna vahele, mis ütleb, ei, mina küll ei saa. Ei, mis nüüd mina siin mingi tubli olen. Vaata, eile koperdasin, mis paganama tubli, mina ei ole siin mingi tubli. Ei, mis raha, mul ei ole mingit raha, emal ei olnud raha ja vanemal ei olnud raha ja mina ka siis ei ole raha, meil on niisugune vaene perekond. Et ta võtab selle niisuguse destruktiivse sisemonoloog ja filtri, selle lolli filtri, selle nii-öelda reaalsustaju, ole nüüd reaalne, mis edu, mis oled, ma ei tea, keevitaja poeg, mis edu, on ju? Mis on üldse reaalne? Jah, just. Ehk siis võime öelda seda, et hüpnoos on ka ühtepidi kallutamist soodustav nagu tööriist, aga teistpidi ta aitab ka sul reaalsust taju ja reaalsust muuta või mida sa saad, seda lugu, mida sa reaalseks pead, seda muuta. Jaa, võtta, meil on niisugused toredad asjad nagu paradigmad. Need on siis uskumused, mis on kogemustega nii-öelda kinnistatud, nende paradigmad. Üks paradigmade metafoor on nagu prillid, et kui minul praegu on sellised prillid ees, siis ma näen maailma niimoodi, ma näen sind niimoodi, ma võtan nende teest ära, ma näen sind hoopis teistmoodi, oluliselt udusemalt. Ja see ei ole sina, on ju. Ja nüüd ja kui ma panen roosad prillid ette, siis kõik see valgus ja kõik on erinev. Panen mustad prillid ette, kõik on erinev. See on paradigma. See, mismoodi me maailma näeme, mismoodi me näeme ise ennast. Ja see paradigmat muuta, see on see, millega ma tegelen ka nii-öelda koolitustel, kui ma ettevõtetes teen Franklin Covey koolitusi, siis me nii-öelda kollektiivselt muudame paradigma. Vähemalt püüame seda teha. Kui ma coachingus on vaja muuta mingisugust iseenda kohta käivat paradigma, siis jah, üks variant on see, et ma teen sulle paradigmade koolituse siin tund aega, on ju. Ja siis kas sa saad aru või sa ei saa aru ja kui palju sa nii-öelda siis tagasi kukud sellesse oma vanasse paradigmasse, kui sa ka said aru, sest me kukume tagasi, siis hüpnoos on lihtsalt, ta on nagu kiirtee sellesse. Võtadki selle nii-öelda vastuvaidleva mõistuse vahelt ära ja nii-öelda sisened sellesse kinnisesse ringise, kus kogemus kinnistab uskumust, uskumus tekitab kogemust, kogemus kinnistab uskumust, uskumus tekitab kogemust. Sa lähed nagu teisest kohast sellesse kinnisesse. Istud sinna uued paradigma, mis hakkab tegema uut kogemust, seetõttu siis uut uskumust ja nii edasi. Okei. Millised on, võib-olla oskad sa tuua näiteid mingit, ma ei tea, üks näide endale nagu rohkem meeldinud või meelde jäänud kogemusest, mis on su klientidega toimunud pärast seda, kui sa oled nagu hüpnoosideks teinud? Kui ma lugesin seda küsimust, siis ma otsustasin, et ma ei pane ühtegi oma klienti lauale, ma panen ise enda lauale. Sest miks ma üldse hüpnoteraapiat õppima läksin, oli puhtalt sellepärast, et ma nägin, mis ta minu endaga jälle tegi. Ma olen selles suhtes mingi tohutu inimkatsete teostaja ise enda peal. Et kui ma lähen õppima ja süvenen nendesse asjadesse, kus mul on oma kogemus positiivne nagu all. Hüpnoosiga samamoodi. Mul oli hüpnoseanss kirjas
hüpnotisööri juures. Ja meil oli plaanis, jumal üksi mäletab, mis meil tegelikult plaanis oli, aga tollel päeval juhtus niisugune asi, et mul tuli üles tagasi üks vana asi. Ja selline vana, minu jaoks tundus ta toona selline totaalne kompleksne, tohutu mitmetahuline, kõike hõlmav probleem, mis selleks hetkeks, kui ma Marissa juurde jõudsin, siis ma olin nagu, ma ütleksin, et ma olin vist afektiseisundis. Täiesti niimoodi, et ma tundsin, et ma, elu on läbi, sellepärast, et see tegu oli siis isa puudutava teemaga ja 10 aastat hiljem, on ju. Et ma ei, et kui see välja tuleb ja kõik, issand jumal ja mis siis saab ja õudne ja jumal küll ja täiesti nagu selline kohutav olukord. Ja astusin Marissale uksest sisse ja ta vaatab, et me nüüd selle, mis meil nagu kirjas oli, miks sa tulid, et selle me paneme nüüd küll rahulikult kõrvale, et kõigepealt on siin nagu inimeseks tagasi vaja saada. Ja selle hüpnoosi tulemusena tookord nüüd see probleem oligi mul selles nii-öelda mõistuse tasandil. Ma mõtlesin sõna otseses mõttes üle. Ma mõtlesin ennast nurka, ma mõtlesin ennast haigeks, ma mõtlesin selle probleemi nii suureks, et mul tekkisid füüsiliselt, mul oli selline tunne, et ma nagu kohe oksendan, sellepärast, et seda kõik oli nagu nii palju, ma oli täiesti nagu krampis seal nagu siuke. Ja ta võttis mul selle probleemi peast niimoodi nii-öelda viis selle probleemi lahendamise mu siis nii-öelda mõistusest mööda sinna alateadvusesse niimoodi, et kui ma hüpnoosist tulin välja, siis ma ei saanud üldse aru, milles probleem oli. Sest see mu hirm, lihtsalt see hirmu, alateadlik hirmu äralahustamine oli nagu nii võimas. See oli tegelikult pseudo, see mõttes? No kus ta siis pseudo oli? Mitte nagu pseudot välja mõjunud, aga see mõttes pseudot oli nagu, et kui sa välja tulid ja tegelikult ei saanud aru üldse enam, miks sa nagu tegelikult niimoodi muretsid, siis see oligi pseudo, see mõttes, et mõistus enda poolt lihtsalt tühjas kohast genereeritud üle võlli lihtsalt. Ta oli genereeritud täiesti olemasolevast kohast, aga räigelt üle võlli üle mõeldud. Hullult üle võlli üle mõeldud. Ma võtsin kõik, süü, häbi, kõik asjad tulid nagu minu peale ja kus nagu ma üldse nagu ei ole kuidagi nagu asjaga tegelikult seotud, eks ju. Et see selline nii-öelda alateadvuses lahustamine, sest sa võid ennast nagu mõistuse tasandil, sa vahel võidki ennast nagu segaseks seletada, ja sa saad isegi aru, aga emotsioonid ja tunded, sa võid, inimene väga armastab mõelda seda, et ta on ratsionaalne. Ta absoluutselt kõike muud kui ratsionaalne. Ikka täiesti emotsionaalne tüüp. Ja siis sellest ülemõtlemine ei tee lihtsalt üldse kasu. Aga millised on need peamised võib-olla probleemid, millega inimesed sinu poole on pöördunud? Kus sa oled näiteks näinud seda, et okei, näe, siin on hüpnoosi koht, siin võiks vahelt kasutada? Ma mingisugust statistikat veel ei teeks, ma nagu nii vinge track recordiga... Vaata, nüüd me teeme hüpnoosi sulle, me peame kohe nüüd ümber sõnastama selle. Ikkagi oled edukas. Ja, aga see ei tähenda seda, see ei suurenda kuidagi seda aega, kui palju ma seda teinud olen tänaseks. Aga hüpnoos on väga relevantne teema, kui on tegemist näiteks ärevusega, kui on tegemist mingisuguste traumaolukordadega, nagu psühholoogiliste traumaolukordadega nagu hakkama saamisega, näiteks mis puudutab näiteks suhetest väljatuleku traumat, on ju, lahkuminekud, ka leinaga nähtavasti ka, aga lein on asi, mida mina torkida ei taha. Et mul mõned teemad selle hüpnoosiga on, kus jah, teooria ütleb ja ma tean ja praktika ütleb ka, et hüpnoos väga hästi aitaks, aga ma ikkagi
jätan ja võtan endale vabaduse otsustada, et milliste probleemide kallale ma nagu tahan minna ja milliste mitte. Et aga just kuulaja-vaataja poole pöördus, mõtlengi, kui ta tunneb, et okei, ma pole kunagi hüpnoosi kogenud, võib-olla olen kogenud, aga tegelikult mul on mingi probleem, millest pole jagu saanud, mul on see, tahab sinule tulla, siis et siis mis need võiksid olla? Mis võiks olla see, mis nagu paneb mõtlema, et okei. No kõik sellised asjad, kus sa nagu tunned tõesti, et mõistus on see, mis segab. Et ja ma tean küll, et peaks seda või teist või kolmandat tegema, aga näed lihtsalt ei tee. Jah. Et enesehinnanguga, eneseväärtustamisega seotud asjad väga, väga hea meelega ja väga hästi saab teha. Igasugused hirmud, seletamatud hirmud, ma nüüd ei mõtle nüüd kartustämblike ja lennuhirmu ja selliseid asju, aga näiteks hirm selle ees, et mind jäetakse maha või hirm selles, et nüüd ma olen paar kuud olnud siin töötaja, nüüd raudselt ma ei saagi mitte kunagi tööd, et sellised seletamatud hirmud, kus alateadvus mängib lolli kaasa. Et seal on hüpnoteraapiast abi. Väikeettevõtjatel kindlasti see nii-öelda ka julgus asju käest ära anda, et mingisuguseid tööjuppe, et kui on ikkagi tõesti selline tunne, et ainult mina saan ja mitte keegi teine ei saa ja sa ju näed, et sõber on andnud raamatupidamise käest ära ja teine tuttav andis marketingi käest ära, aga siuke tunne on, et ei nemad, aga mina ei saa. Et siis seal on alateadvuses mingisugused paradigmad, mida oleks vaja nagu ümber kirjutada. Ma ei soovita tulla hüpnoosi siis, kui tuled mulle tõestama, et see ei tööta. Et siis säästame palun aega. Ja sinu raha. Ja, just. Sinu aega ja sinu raha. Just täpselt, jah. Hüpnoosi toimimine ei olene hüpnoterapeutist 100%. Hüpnoos on koostöö. Ja kui sa oled selle vastu, siis koostöö ei toimi? Absoluutselt, jah. Absoluutselt ei toimi. Mis sina arvad nii, ütleme, enda coachingu perspektiivist vaadatuna kui ka üldse isiklikult elust kogemustest lähtudes, miks on osad teemad inimeste jaoks nagu valusad ja ma täpsustan küsimust ka ja ma toon sulle ka näite, et sa saaksid vastata sellele, et mingid teemad ei saavad nutma lambist. Ma olen kogenud seda, et näiteks mingite muusikapaladega, ma kuulan üldiselt nagu rap-muusikat ja ma ei kuule mingit underground, kus on mingid ropused, eks ole, aga kus on lüüriliselt mingi storytelling, lisaks nagu sellele rapi beatile siis. Ja ma päris tihti ajavad mind nagu mingid üksikud inimesed ajavad oma muusika nagu sõnadega nagu ajavad nutma ja ma saan aru, ma samastun kuidagi nii tugevalt selle sõnumiga või siis selle valuga või õnnega, millest ta nagu laulab või räägib. Ja ma olen märganud viimase ajal, ma olen nüüd sattunud vaatama viimase võib-olla aasta jooksul naisega mingid filme, kus on mingi, see on üks kogu aeg läbi teema. Läbi teema on see, et on mingi tohutu armastus ja üks pool sureb ära. On ju? No on niisugused filmi, vaata, mingid draamad nii-öelda. Romeo ja Julia erinevad varisoonid. Erinevad varisoonid, on ju. Ja pekki, kus ma nutan lihtsalt, seda on nii valus ja ma olen pärast jumala katki endaga, ma tunnen, ma nagu jumala selles kohas näinud ka, et sul on mingi nagu trauma seal käki. Ja siis mõtlen, et aga see ei ole nagu trauma, vaid mul tekib need filmid ja need hetked, ma võin ka praegu nutma hakata, ma tõesti ei hakka, aga ma annan enda aru, ma võin hakata, et need filmid tekitavad minust selle tunde, et me oleme täna naisega koos 13 aastat ja mul on tunne, et ilmselt jääb viimase partneriks. Ja ta on tegelikult üldse vist, ütleme, elu esimene partner ka, selle mõttes nii seksuaalselt kui ka nagu päris suhte poolest. Mina tal vist võib-olla mitmesena, ma ei tea, mingi 3 äkki tõsisem suhe selline, aga tundub, et me oleme väga pikalt koos. Ja siis need filmid panevad mõtlema nagu selle koha peal, et issand kui kurb, mul tuvaatas mõtle, et issand kui kurb, et mingi hetk suren ka mina ära ju siin maailmas. Krisina, okei, see on nagu endale aru antud, ma tegelikult saan aru, ma olen kosmiline olend ja see on kõigest nagu füüsiline kest. Aga kuna me ei tea, vaata, mis saab, kuhu me läheme, mis me tegelikult tulnud oleme, millist mälu ei ole. Mõne üksikul mingi mälu nagu on, enne planeedile tulekut, aga meil ei ole nagu seda faktiliselt näidatud, et näed, jah, sa oled siit pärit ja sa lähed pärast seda sinna. Ja siis mul tekibki see kurbus nagu sisse vist või kuidagi nagu tissan kui kurb, et sa oled kellega nii pikalt koos olnud ja siis ühel hetkel pole, seda inimest. Ja siis need teemad nagu tekitavad mingit tohutu kurbust. Ja siis
praegu ka vaata, lähen kurvaks on ja see paneb mind mõtlema, et miks ma tahan jagada seda, sellepärast, et äkki kellelgi on veel nagu mingi suke teema, mida ta ei saa aru, mis see on ja ma ei usu, et see on mingi trauma, mul ei ole nagu mingit valu olnud, aga mul on mingi selline sügava mingi tunne, et ma isegi ei oska kirjeldada, seal ei ole hirm see, et mina saan surma või mu naine saab surma või et mul laps sureb ära, vaid mina ja naine surma ära, laps jääb üksi ilma vanemateta, on ju. Aga seal on nagu midagi käivitub nende filmidega. Ja siis ma olen otsustanud neid filme mitte vaadata, sest ma reaalselt nutan magama ennast pärast neid filme. Ja ma olen nüüd näinud seda aasta jooksul, ma arvan umbes 3-4 korral. Ja ma olen naisele öelnud ka, et kui sa tahad vaadata mingit draamat, siis ma ei taha seda rollercoasterit. Noh, et ta niimoodi puudutab lihtsalt. Ja ma ei ole aru saanud, mis asi see on. Ja ma küsin sinu käest nagu huvi pärast, et mis sa arvad, mis see on see, miks on nii, mõned teemad panevad inimesed nagu emotsionaalselt nutma või siis emotsionaalselt tekitavad mingid siuksed madalad emotsioone niimoodi, et sa jääd sinna kinni sellisel viisil, et hakkab tegelikult sind füüsiliselt mõjutama päevaks, 2, võib-olla 9 tunniks. See oleks väga huvitav vaadata, et miks igal inimesel tekitavad ikkagi erinevad asjad, aga seal on kindlasti mingisugune assotsiatsioon kuskil alateadvuse tasemel sees. Ja see on nüüd puhas hüpnoosi teema, kust see võib välja tulla, võib esimese korraga välja tulla, või pruugi esimese korraga välja tulla, oleneb kui avatud sa oled, kui turvaliselt sa ennast tunned nii ruumis kui hüpnoterapeudiga, aga see on päris huvitav ülesanne. Ja ta on ikkagi inimestel erinev, aga seal mingisugune trigger on raudselt, ilma sellise alateadliku triggerita seda asja ei juhtuks. Istun suga samas paadis suhteliselt selles suhtes, et mina just vastupidi ei ole, sinul on see nii-öelda trigger on see, on ju, et mitte trigger, vaid see põhjus, miks sulle see härdus tuleb peale, on see, et sa oled nii kaua olnud koos ja et sul on esimene partner, minul on jälle vastupidi, selles mõttes, et me abikaasaga leidsime teineteist nagu nii hilja, et me oleme 8 aastat, varsti saab 8 aastat koos olnud, 1,5 aastat abielus, et nii vähe või? Et nii vähe, et see tundub nagu selline nagu ebaõiglane või siuke, tahaks, et õnnis hetkoh kesta veel, eks. Et efekt on suhteliselt sarnane, aga teise nurga alt. See küsimus tuligi just selle koha pealt, et kui keegi meid vaatab, kuulab enne ja mina nagu, ma loodan, ma suutsin nagu näidata seda, mida ma mõtlesin küsimusele, mul reaalselt on mingi emotsioon selle mingisuguse asja nägemisega, et võib-olla ta ei teagi, et tal tegeb midagi, et see on nii sügav alateadus, et seal võib mingisugune seos olla, mis seda käivitab, ja võib-olla see on mingi kogemus, mida me üldse ei mäleta, mis on kehatasandi välja lülitatud. Ja ei proogi üldse sinuga seotud kogemus olla, võib-olla mingisugune, ma ei tea, kellegi teise sinu lähedase inimese kogemus, mis on lihtsalt mingisuguses sõnastuses näiteks läinud sulle nii südamesse. Sest mingitel hetkedel on meil nii-öelda nagu kraan lahti. Ja kõik, mis meile, mingid laused või mis asjad, mis meile öeldakse, need lähevad nagu nii sügavale sisimasse, et sa isegi see mõistuse tasandist läheb mööda just, et sa ei teadvusta endale. See ongi see nii-öelda see hüpnootiline seis. Samamoodi kuskilt on see sulle sisse istutunud. Kui nüüd saaks sellele jälile, et kus ta seal on, siis on erinevad hüpnoosi seisundis, on kas siis erinevaid selliseid nii-öelda metoodikaid ja erinevaid selliseid skripte, ehk siis mida me järgime, millega saaks selle tunde siis või selle triggeri nagu anda ära siis kust iganes, kuhu ta tuli või teha temaga mingeid erinevaid nii-öelda selliseid protseduure, et sa saaksid ikkagi oma abikaasaga vaadata filmi edasi. Ma olen endale rääkinud seda lugu ja mõtlen, ma olen rääkinud lugu, sest et see on see, mida mulle tahetakse öeldaks, kui ma olen seda nüüd kellelegi peaks rääkima tava maailma kontekstis, aga ma olen tundnud, et ma olen täis UFO lapsest saati. Tere tulemast jälle sama paati. Ma ei ole nagu, ma olen aru, et jah, kõik need reptiilid, minu jaoks on see kõik reaalsus ja ma saan aru, et ma ei ole inimesena kas väga palju olnud või ma olen täiesti esimest korda sellises kehastuses. Ja siis mul tekibki see vahepeal see mõte, kui see emotsioon tuleb, tekib mõtet, aga fuck, et äkki see pole üldse planeedi sisese kogemusega seotud, äkki see mingi muu mälu, mis on nagu, ütleme me räägime praegu ulmest, eks ole korraks, aga nagu kuskilt koodina selle multidimensionaalse olendina kaasa lihtsalt tunnud ja see on mingi põhjusega siin mul kaasas.
ei no põhjusega on sul anyways. Jah. Põhjusega on anyways. Aga ma ei tea, miks, ajab hulluks, ma ei tea, mis seal taga on. Miks on jah, see on õudne küsimus. Just, tahaks teada saada. Õudne küsimus ja oi, ma mäletan, mul oli ma juba täna võin öelda, et mul on aastakümneid olnud ikka see unistus, et oleks see üks uks kuskil, kuhu saad peale koputada ja küsida, miks? Ja sealt tuleb nagu actually vastus. Aga võt ei ole. Ja, elame sellega. Et ei ole. Nii, et kui te tunnete, et te tahate abi oma teemadele, kui sul on lihtsalt huvi kas või kogeda, eelistaks muidugi, et sa päriselt tahad midagi muuta endas ja endaga tegeleda, mitte lihtsalt huvist minna, aga jällegi teinekord me sinuga oleme ka saate alguses rääkisime, me oleme need huvist elu muudkui juhib erinevates kohtadesse ja kogemused ehitavad lõpuks mingit tervikpilti ja retrospektiivselt saad sa siis paremini aru, et võib-olla sellised külastused mind ennast on aidanud need. Ma olen läinud nagu mõnes mõttes huvist, on pakutud või olen ise kirjutanud ja olen lihtsalt läinud huvist, et okei, vaata, millega see inimene tegeleb. Ja siis see on tegelikult aidanud ikkagi suures laastus, mulle tundub, et mingi pusletükke nagu paika panna. Tead, kõige toredamad on need olukorrad, kus klient tuleb, kirjutab või tuleb uksest sisse ja ütleb, et tead, ma tunnistan ausalt, ma ei tea, miks ma siin olen, aga selline tunne oli, et ma pean sinu juurde tulema. Ja siis läheb mingi aeg, minutites, mitte päevades ega kuudes ega aastates, kus see põhjus tuleb välja. Rullib lahti ennast. See rullib lahti ja seda sisetunnet tasub alati usaldada. Kui sa tunned, et sa pead kuskile minema, sa tunned, et sa pead kellegi juurde minema, kui sa tunned, et sa pead minu juurde tulema, siis palun. Tee seda, tee seda, sest kaotada ei ole mitte midagi, absoluutselt. Isegi raha ei pea kaotama selle mõttes, et endiselt see 30 minutit on esmakohtumiseks olemas, et kui on tunne, siis tuleb tulla, tuleb seda järgida. Just, nii et vaata, krisleinadam.eu just ja kood, mida kasutada siis on Chris 20 annab -20 sulle ka.